vaata seda pilti. Joo, väga hea. Vaata, mis Madis tegi. Mulle tundub, et minevikku saabki külastada ainult läbi mälestuste. Jaa. Aga samal ajal need mälestused on nagu nii seotud mingite asjadega, mis meil minevikust pärit on. Jah. Ja võt nendes asjades elabki minevik edasi, näiteks läbi perekonnaalbumi või läbi Rahvusarhiivi. UNESCO maailmamäluprogramm kaitseb inimkonna kõige olulisemaid ajalooallikaid, nagu näiteks Piibli aluseks olev Aleppo koodeks või 1215. aasta Magna Carta, mis sätestas tänaseni olulise demokraatliku põhimõtte, et seaduse ees on kõik võrdsed. Eestist on UNESCO maailmamäluprogrammi jõudnud dokumendid, mis kajastavad siitsamast alguse saanud Balti keti sündmusi. 23. augustil 1989 noore arhivaarina seisin kusagil Viljandi maanteel koos oma kolleegidega Balti ketis, olles siis üheks väikeseks lüliks selle 600-kilomeetrises inimketis, mis algas Tallinnast, läks Riiga ja lõpetas Vilniuses Gediminase torni juures. Tõesti üle miljoni inimese täiesti vägivallatu protest ja see tõesti avaldas muljet ka välismaal, välismeedias, sellest oli nii palju kajastusi, fotod, filmid. Kõik need ju ei kuulu ometi UNESCO nimistusse. Mis kuulub? UNESCO mälupärandil on alati vaja originaale. Fotosid tol ajal ei olnud isegi väga palju. Neid oli üle 50, millelt siis valida fotod negatiivina ja filmidest ringvaade Balti keti sündmustest. Osalesin siis 2008. aastal, kui see väljavalik algas ja laua ümber olid Baltimaade mäluasutused ja filmiga juhtus see tore lugu, et sinna koosolekule oli kaasatud ka siis UNESCO enda ekspert, kes natuke igavles, kui nende dokumentide üle seal argumenteeriti, aga siis, kui tuli minu kord, vajutasin nuppu, sel ajal oli ta siis DVD peal kasutuskoopia ja kui hakkasid need filmikaadrid jooksma, siis ta elavnes märgatavalt ja ütles, jah, vaat just see peab kindlasti sinna mälupärandisse saama. Kuidas inimesed neid põnevaid allikaid, need, mis on kogu maailma pärandi oluline osa, kuidas inimene neid võiks näha? Tegelikult üsna lihtsalt. Rahvusarhiivil on oma andmebaas Mediateek ja kui sinna sisestada otsisõna Balti kett, siis võite valida, kas vaatate filmi, vaatate läbi need üle 400 foto, mis meil praeguseks seal on ja võib-olla leidub midagi ka helidest. Ma ise Balti ketis polnud, aga mu tädipoeg Kristjan oli küll, võib-olla isegi kõige noorema osalisena. Ja siin on tõend. Olime nagu sisse elanud sinna sellesse, tundsime kohe, et vabadus, vabadus, vabadus. See oli nii äge. Aastal 2023 kanti UNESCO maailmamäluregistrisse ka dokumendid, mis puudutavad sellist härrat nagu Hildebrand Beckenhusen. Õigupoolest kajastavad nad seda, kuidas ta ajas oma äri. Keskajal. Kõik need dokumendid on hoiul siin Tallinna linnaarhiivis. Põhjapool Alpe ei ole sellises mahus 15. sajandi kaupmehe arhiivi säilinud. Ja see on just see koht, kus on võimalik näha, kuidas Hansaliit toimis, kuidas üks kaupmees tegutses. Mis mahust me räägime siis? Räägime numbritest. Siin on säilinud umbes 600 mitmesugust kirja, mis tema äripartneritele saatsid ja 12 arveraamatut. Et seda on väga palju. Kogu selle kogu juures minu arvates üks asi, mis on endiselt mõistatus, on see, et miks nad on Tallinnas.
selle äri keskpunkt oli Brügge, perekond elas Lübeckis, Hildebrand suri Lübeckis. Kuidas nad Tallinnasse said? Miks nad Tallinnasse said? Seda ei ole keegi veel välja selgitanud. Ja see oleks üks asi, mille võiks välja selgitada. See kogu näitab nüüd tema tegevust peamiselt just Brügges. Kõik need aastad, mis ta seal on koha peal ja tema võrgustik siis üle Hansaruumi, Biskaia lahe äärest Novgorodini, üle Põhja-Euroopa, kus läänest tuuakse soola ja kalevit ja idast vaha ja karusnahku, siis tema on seal tegelikult üsna keskel seda oma äri juhtimas. Ostab, müüb ja vahetab. Ostab, müüb ja vahetab või õieti see süsteem on selline, et kui asutatakse üks kaubaühing, siis ta otsib selleks, ta võtab oma venna, kindlasti kampa, oma äiapapa, et need on perekondlikud sidemed, millele toetudes neid kaubaühinguid tehakse. Mõlemad teevad oma sissemakse ja kui selle eest on midagi ostetud ja see maha müüdud, siis põhimõtteliselt jagatakse raha ära. Kirjade sisu on midagi niisuguse saatelehe ja vastuvõtukviitungi vahepealset, kus natukene on ka jooksvaid hindu ja huvitavaid uudiseid õukonnast ja siis mõned perekondlikud küsimused ka. No näiteks, et abikaasa kirjutab Lübeckist, et poeg jõudis õnnelikult Tallinnasse. Jumal tänatud, lapsed on terved. Ta oli siis mees nagu Hansaliit. Nii võib öelda muidugi, jah. Kuigi selliseid kaupmehi oli teisi ka, kes kirjutasid ja kellel oli allraamatuid, aga nende dokumendid ei ole säilinud ja sellepärast on Vikinguhusen nii eriline ja esindab meie jaoks nüüd Hansaliitu.